Kes arvas, et Hiina oli tõesti vaikne? Eksis. Just ilmus plahvatuslik uudis ja sellel neljapäeval 23. aprillil 2026 ei keskendu tähelepanu enam ainult hõivatud laevadele ega uute lahingute ohule Hormusis. Praegu on kõige olulisem hoopis teine asi. Uudis, et Hiina aitab Iraani teabevaldkonnas samal ajal kui täppisrünnakud ja läbimõeldud tegevused raputavad taas lahte. Kinnitatud uudised viitavad sellele, et Hiina luure tegutseb Ameerika Ühendriikide vastu. Nüüd ei avaldu mõju enam ainult sõjaväekaardil. See avaldub otseses suhtes Trumpi valitsuse ja Xi Jinpingi vahel. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Kõige tugevam uudis selles vallas täna oli Wall Street Journali reportaaž, mis näitas Ameerika Ühendriikide kasvavat muret Hiina satelliitide pärast Lähis-Ida lahinguväljal. Reportaaži kohaselt kardab Washington, et Hiina ettevõtete poolt tehtud pildid ja analüüsid suurendavad vastaste, näiteks Iraani, võimekust jälgida sõjalisi liikumisi, leida tundlikke objekte ja muuta andmed praktiliseks eeliseks. See teeb olukorra veelgi tõsisemaks, sest artikli järgi väitis Hiina tehisintellekti ettevõtte Missar Vision, et jälgib Ameerika sõjalisi vahendeid, sealhulgas lennukikandjaid ja pommitajaid satelliitidel põhineva analüüsi abil. Kui see ilmub samal päeval, mil Pärsia laht raputatakse taas Iraani uute tegude poolt, muutub pilt palju süngemaks. Iraan ei pruugi mitte ainult vastu panna, vaid võib saada infot, jälgimist ja analüüsi palju suuremalt süsteemilt. See hirm ei tekkinud täna. Reuters teatas juba 15. aprillil, tuginedes Financial Timesi raportile, et Iraan olevat 2024 aastal soetanud Hiina luuresatelliidi, mida kasutatakse USA suurte sõjaväebaaside jälgimiseks Lähis-Idas käimasoleva sõja ajal. Reutersi andmetel tsiteeris ajaleht lekkinud Iraani sõjalisi dokumente, koordinaatide loendeid koos ajamärgistega ning enne ja pärast drooni- ja raketirünnakuid tehtud pilte. Peking eitas seda ja nimetas seda teadet desinformatsiooniks, kuid peamine punkt jäi uudistes siiski alles. On tõsine kahtlus, et Hiina jälgimismasinad kasutati Iraani jõupingutuste täpsuse suurendamiseks. Ja just see kahtlus hakkab nüüd taas tugevalt häirima, kui Pärsia lahe piirkond elab üle järjekordset ärevat päeva. Samal ajal andsid tänased sündmused merel sellele hirmule tõepõhja. Reuters teatas, et nafta hind tõusis järsult pärast teateid õhutõrje tegevusest Teheranis ning sisemistest pingetest Iraani režiimi karmiliinlaste ja mõõdukate leeride vahel. Sama raport teatas, et Iraan demonstreeris oma rangemat kontrolli Hormusi väina üle, näidates videot eriüksuslastest, kes hõivasid suure kaubalaeva. Pärast rahu läbirääkimiste kokkuvarisemist, mida Washington lootis kasutada meretee taasavamiseks. Samal ajal teatas Donald Trump, et andis Ameerika Ühendriikide mereväele käsu tulistada ja hävitada kõik paadid, mis paigaldavad väina miine. See näitab, kuidas tänasel kriisil on korraga kaks kihti. Nähtav kiht laevade, miinide ja avalike ähvardustega ning vähem nähtav, kuid võib-olla otsustavam kiht, mis hõlmab satelliidipilte, seiret ja sihtmärkide tuvastamist. Just sellist hirmu kirjeldas Reuters juba veebruari lõpus, kui Iraani raketid lendasid üle laheäärsete riikide taeva. Ja see tugevdas arusaama, et Teheran suudab tuua sõja nende valitsuste ukse ette. Reportaaž näitas, et see šokk tugevdas piirkondlikku toetust Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli kampaaniale, sest laheriigid nägid oma silmaga, et Iraani režiim suudab oma ähvarduse tegelikuks kahjustuseks muuta. Täna, kui uudised Hiina jälgimisest ja satelliitluurest on taas tähelepanu keskpunktis, saab see hirm veel ühe kihi juurde. See pole ainult ründevõime, vaid ka võimalus rünnata tõhusamalt. Ja siin tuleb mängu kogu selle loo kõige tundlikum osa. Kaasaegne sõda ei sõltu ainult relvadest, vaid ka infost. See, kes teab, kus laev asub, milline pahas on ümber paigutatud, millist rada kasutati, milline patarei vahetas asukohta ja milline logistikaken jäi haavatavaks, on juba eelisseisus. Täna avaldatud Wall Street Journali reportaaž liigub just selles suunas.
kui seal öeldakse, Hiina kommertssatelliitide võrgustiku areng, millel on võime sama punkti mitu korda päevas uuesti jälgida, paneb Ameerika ametivõimud valvsaks. Kui selline riik nagu Iraan seisab silmitsi mereväesurve, blokaadi, laevade kinnipidamise ja vajadusega vastata kaalutletud sammudega, siis sellisele luureinfole ligipääs omab tohutut tähtsust. Samuti köidab tähelepanu Hiina käitumine selle pinge keskel. Reuters teatas 20. aprillil, et Peking avaldas muret Iraani laeva sunniviisilise kinnipidamise pärast Ameerika Ühendriikide poolt ja palus, et osapooled väldiksid edasist pingete eskaleerumist ning looksid tingimused Hormuzi väinast normaalse liikluse taastamiseks. Siin on poliitiline kaal suur. Avalikult räägib Hiina ettevaatusest ja läbirääkimistest. Kuid levivas uudistes jääb püsima varjatud kaudse toetuse vari, mis on palju kasulikum kui diplomaatiline avaldus. Iraanilt ostetud nafta, poliitiline kate siis, kui see sobib, ja nüüd püsivad kahtlused toetuses, piltide ja luureandmetega. Just sellepärast tekitab see joon Lahe piirkonnas nii palju kõikumisi. See viitab, et Teheran ei tegutse sõja kõige strateegilisemas osas üksi. Ja on veel üks otsustav punkt. Täna tõi Axios esile, et Hiina on jõudnud selle sõjafaasi tohutu naftavaruga, mida USA Energiainformatsiooni administratsioon hindab 2025 aasta lõpuks peaaegu 1,4 miljardi barrelini. See annab talle tohutu eelise ülemaailmse energiasokiga silmitsi seistes. Lihtsas keeles öeldes, samal ajal kui teised riigid kannatavad Hormuzi kitsikuse all, astub Peking vastu paremini kaitstuna, paremini ettevalmistatuna ja suurema vastupidavusega. Tulemus on Pärsia lahe jaoks karm. See sama suurriik, keda kahtlustatakse Iraani luurega abistamises, on samal ajal üks paremini positsioneeritud riike, et tulla toime selle ebastabiilsuse põhjustatud energiakriisiga. Tegelikult näeme täna olukorda, kus Iraan kasutab merelist survet, et näidata oma jõudu. Ameerika Ühendriigid püüavad purustada Teherani ekspordi ja liikumisvõimet, samal ajal kui Hiina jääb tagaplaanile. Ta ilmub taustal kui tegija, kes võib aidata režiimil rohkem näha, paremini mõõta ja kaosest vähem valuga läbi minna kui teised. See seletab, miks täppisrünnakud nii palju hirmutavad, sest neid ei loeta ainult Iraani julguse tulemuseks. Neid hakatakse nägema kui luure, seirekujutiste ja välise toe koosmõju tulemusena, mis suurendab režiimi ohtlikkust just ajal, mil Pärsia laht püüab vältida veelgi suuremat plahvatust. Lõppkokkuvõttes seab uudis, et Hiina annab Iraanile midagi väga väärtuslikku, õigeaegset luureinfot, Aasia hiiglase vastamisi Ameerika hiiglasega. Kui surve all olev režiim suudab rünnata kalkuleeritumalt ja hoida Pärsia lahte ärevuses, mõjutades otseselt Ameerika Ühendriikide huve piirkonnas, siis pole kriis enam ainult sõjaline konflikt Iraaniga. See muutub strateegiliseks vapustuseks, mis hõlmab otseselt võimalust Hiinat kaasava vastulöögi tekkeks. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis Milson Alvese kogukonnaga.